ja see ühiskonna huvi on niivõrd suur, ma ei ole ise ennast kuskil reklaamida ega välja pakkunud, on lihtsalt tänu sellele, et ma olen käinud kuskil üle Eesti 15 koolis juba möödunud aastal ja mul on ees sellel aastal juba tellimused ja need tulevad ikka läbi selle, et kuskil keegi on midagi kuulnud ja tundub, et see teema oleks nagu vajalik lahti rääkida. Ja nii ma siis siin teie ees olen. Enda kohta veel nii palju, et erialalt olen ma neuroloog, närviarst ja pärast ülikooli lõpetamist töötasin tükk aega Põlvamaal, siis edasi ka juba Tallinnas olen olnud Eesti NSV Tervishoiuministeeriumis, Raviprof abivalitsuse juhataja asetäitjana ja edasi siis, kui see iseseisus meil jälle nii-öelda meie õuele tuli, siis ühesõnaga Marju Lauristin oli see inimene, kellel oli visioon. See tähendab selles mõttes, et ta liitis 3 erinevat ministeeriumit, need olid siis Tervishoiuministeerium, Sotsiaalhoolekandeministeerium ja Tööministeerium ja sellest sai siis Sotsiaalministeerium kokku. Ja sellesse riigiasutusse, kus ei olnud eelneva poole sajandi jooksul sellist struktuuriüksust nagu rahvatervise osakond, tema oli siis selle osakonna tekitaja selles struktuuris ja mina olin esimene inimene, kes sinna tööle oli. Ja olen olnud ka, ma olen ka nagu rahutu ing, et ma ei ole kunagi suutnud ühe kohaga kuskil paigal olla, mul on ikka olnud 1,5 ja enam ametit kaelas ühiskondlikud kohustused veel peale selle, nii et ühesõnaga olen ma olnud ka kiirabihaiglas 10 aastat neurotraumatoloogia ametit, nii-öelda praktiliselt arstiametit pidanud ja ka praegu ma tegelen vastuvõtuga nende inimeste selgade ja kaeladega, kellel on funktsionaalsed häired, ühesõnaga, mida siis nimetatakse kiropraktikaks või nimetatakse manuaalseks meditsiiniks. Ja ka seal ma ei ole kuskil ühtegi reklaamkuulutust üles andnud, aga mul ei ole kunagi olnud ka abivajajate puudust. Aga ühesõnaga, Sotsiaalministeerium töötasin 15 aastat ja olin siis rahvatervise osakonna tervisepoliitika üksuses ning 2007 sai mul mõõt täis sellest süsteeriumist, sest et olukord muutus väga kentsakaks, et spetsialiste nagu ei kuulatud, ei võetud nende soovitusi nagu tõsiselt, kõik käis ühesõnaga poliitiliste suundade järgi. Ministril oli 7 nõunikku, millest oleks nüüd teha nõunikute osakonna lausa ja andsin lahkumisavalduse ja samal ajal sai tekkida ka Tallinna tervishoiu selles koolis üks uus valdkond nagu terviseedendus ja siis ma ühesõnaga olen siis aastast 2007, siis Tallinna tervishoiu kõrgkoolis olen ma siis lektoriks või õppejõuks terviseedenduse osakonnas. Ja möödunud aastal, ühesõnaga päris aasta alguses, kui Tallinna 21. keskkooli üks huvijuht ühesõnaga otsis mind üles, sest et ma olin selles koolis käinud varem rääkimas ka tubaka teemal ja küsis, kas ma ühesõnaga oleksin võimeline rääkima lapsevanematele siis sellest probleemist, millega koolis juba hädas ollakse, et tavaliselt vahetunnis ju ikkagi vanasti lapsed jooksid, kisasid, kärasid, mürasid, ajasid üksteist tagasi, sest tänapäeval on suur vaikus vahetunni ajal, kõik istuvad kuskil rühmiti koos, kobaras koos, käivad siis need arvutimängud ja ühesõnaga nutiseadmetega omavahelised suhtlemised ja nii edasi ja see on tekitanud pedagoogides ärevust. Ja nii see teema siis avanes ka mulle ja ma siis ka pidevalt otsisin, täiendasin ennast sellel teemal ja nüüd ma siis nende teadmistega tulen siis siia täna teie ette neid siis jagama. Ühesõnaga, selle teema motoks on, et sul on õigus elada teadmatuses.
Sest kõike, mida sa ei tea, saab ja ka kasutatakse sinu vastu ja eelkõige kasumi pärast. See moto sisu avaneb kindlasti teile rohkem, kui te selle tänase loengu olete ära kuulanud. Minu ettekande eesmärgiks on rääkida natukene sõltuvusest, mida nutiseadmed väga paljudes esile kutsuvad, kuidas seda ära tunda ja ka teatud määral rääkida kiirgusohutusest. See on selline tundlik teema, sest et ühed teadlased eitavad seda, teised teatavad, ühesõnaga selgust selles suhtes, lõplikku selgust ei ole maailmas veel juhtunud, aga sellest natuke hiljem. Räägiks natukene ka õpilase kooliväsimuse põhjustest, nende tunnustest ja seadusandlusest. Räägiks ka nutiseadmete kasutamise võimalikest tagajärgedest inimese kehastruktuuridele ja organitele, mis on juba ühesõnaga andnud teatud sellist tulemust ja selgitada turvalisuse vajalikkust nutiseadmete kasutamisel. Ühtlasi anda ka juhiseid, millele pöörata tähelepanu lapse täisväärtusliku arengu tagamiseks kodudes, kus kasutatakse nutiseadmeid. Ja on minult palutud ka mõnes koolis rääkida, mis võiksid olla soovitused, kui tekib vajadus lapsele osta esimest mobiiltelefoni. Sellised teemad. Natuke statistikat. Nutiseadmeid kasutatakse pea igas teises peres Eestis. 6–8-aastastest omab juba isikliku nutitelefoni 38% ja iga 5. lapsel on isiklik tahvelarvuti. 12–14-aastaste seas on nutitelefonide osakaal tõusnud juba 76%-ni. See on Eestis läbi viidud Emori uuring möödunud aastal. Soomes kasutab 6–12-aastastest juba 75% nutitelefoni. Ja see on järjest laienev selline valdkond, kus võistlevad väga erinevad firmad selleks, et ostetaks nende nutiseadmeid. Eurobaromeetri uuringust on jälle omakorda selgunud, et mitte üheski teises Euroopa riigis ei ole nii palju 6–10-aastaseid mobiilside kasutajaid, kui seda on Eestis. Mõtlemise kohta. Paar sõna kooliväsimusest. See on teema, mis on ju olnud meedia vahendusel juba üle 15 aasta ja küll on leitud selle põhjustada vitamiinipuudust, eriti C ja D-vitamiini osas, kooli õppekoormus, liigset stressi ja vaimset pinget kodudes. Seega juba ammu enne, kui tänapäevased nutiseadmed, see tähendab siis mobiiltelefonid, iPadid, iPhone'id, tahvelarvutid, sülearvutid ja juba ka kellad müügil, muutusid õpilastele nii kodus kui koolis laialdaselt kättesaadavaks. Järelikult on üsna raske siiski täpselt määratleda kooliväsimuse konkreetset üksikpõhjust. Kõige sagedamini on ikkagi selleks kombinatsioon keskkonna erinevatest mõjuritest ja selle inimese või subjekti enda organismi taluvusest. Ka need on erinevad asjaolud, mis siis kas suuremal või vähemal määral seda kooliväsimust siis põhjustavad. On olemas niinimetatud kooliväsimuse tunnuseid ja jagatud need staadiumiteks. Esimeses staadiumis avaldub see vaimse ja kehalise töövõime languses, ka nihelemises või loiduses või unisuses. See ei tähenda, et kõik need tunnused peaksid olema komplekssed, vaid ühesõnaga võivad esineda omavahelises erinevates vahekordades. Teise staadiumi liigitatakse juba peavalu tekkimist, tähelepanu langust, kasvab tehtavate vigade arv, söögiisu halvene, pidurtusprotsess ületab erutusprotsessi. Ja kolmandasse staadiumisse liigitatakse kõik need eelnevad nähud juba süvendatult, see tähendab sellist mitte välja puhkamist, une ajal rahutut tund, sagedast ärkamist, kas siis isutust või väga suure isu tekkimist, eriti aga magusa isu. Need on siis nii-öelda liigitatud kooliväsimuse tunnused. Siin on üks tüüpiline pilt, kui ma seda pilti näitan, ma olen ka õpilaste ees esinenud, siis ütlevad, oi, see on nii tuttav pilt. Ühesõnaga kõik saavad aru, millest on jutt. Seadusandlusest paar sõna. On olemas sotsiaalministri määrus
tervisekaitsenõuded koolipäeva kavale ja õppekorraldusele ja selle viimane redaktsioon aastast 2013 sisaldab päris mitmes paragrahvis kooliväsimust üldhariduskoolides. Ja seda kooliväsimust defineeritakse siis selliselt, kui õpilasel esinevad vaimset, füüsilist või sotsiaalset väsimust, mis on tekkinud ülemäärase vaimse tegevuse, füüsilise koormuse, sundasendi, lihaspinge või koolikeskkonna muu ebasoodsa teguri tagajärjel. Selle määrusega on reguleeritud koolide pikkust, ranitsa lubatud raskust erinevates klassides, päevakava, kodused õpiülesanded ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see on leidnud siis ka seaduses kajastamist see väsimuse teema, aga selle juurde me tuleme veel kord tagasi. Nüüd ühest uuringust, mis algatati siis Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi koostööl Eestis 2. ja 8. klasside õpilaste seas, kus kokku oli kuskil 2000 last. Ja selle uuringu eesmärk oli selgitada digisõltuvusprobleemi ja see uuring on välja toonud, et liigne arvutikasutus on seotud halvema meeleolu, üksirdustunde, apaatia ja väsimusega ning seda nii poiste kui tüdrukute seas ja võrdselt. Selles uuringus ei osalenud mitte ainult õpilased, vaid ka lapsevanemad ja nendest siis 40%, peaaegu pooled, pidas arvutile ligipääsu piiramist tavaliseks karistusvahendiks. Jätke see meelde, ma rõhutan veel kord, karistust ei tohi kasutada sellisel moel, nagu siin need 40% lapsevanematest on juba teinud. Sest karistus või piiramine tähendab seda, et tekib vastuseis ja selle vastuseisu tulemuseks tavaliselt hakatakse varjama, hakatakse ka valetama ja sellisel karistusmeetodil ei ole mitte kunagi olnud tõhusalt oodatud tulemust. Pigem tuleks kasutada aega, sobivat hetke ja rääkida lapsega või lastega ja rääkida rahulikult, rääkida põhjendatult, seletada ja alati siis ka parafraseerida ehk lasta lapsel öelda, kas sa said aru, räägi mulle, mis ma sulle praegu rääkisin. Tihti on nii, et lapsevanem arvab, et ma olen sellest lapsele juba rääkinud, tegelikult laps ei saa mitte millest ka. Et selles mõttes selline parafraseerimine on hästi oluline, et me peame tagasisidet saama, kas laps tegelikult mõistab selle jutuajamise sisu, mida te temaga läbi viite. Aga karistus on kõige halvem variant ühesõnaga selleks, et piirata ligipääsu nutiseadmetele, arvutimängudele, arvuti kasutamisele ja nii edasi. Ja samas 10. teise klassi lastevanematest ja iga 5.–8. klassi lastevanematest arvas, et pole olemas sellist asja nagu liigne arvutikasutus. Tähendab täiesti ühesõnaga jälle mõtlemise koht ühesõnaga, millised on ühesõnaga arusaamad sellest uuringust, mida Eestis varem ei ole tehtud ja see on küllaltki selline 2000 last ikkagi väga palju lapsevanemaid, et on üsna selline usutav. Ja selle uuringu eesmärgiks oligi selgitada siis välja digisõltuvuse probleemi tõsidust Eesti lastel ja samuti selle probleemiga seotud tegureid, peresuhteid, õpilaste tervist, kooli edukust ja muud. Ja selgus juba üsna parakult, et arvutit liigselt kasutavad lapsed, mis see liigselt tähendab, sellest me räägime ühesõnaga ka, kus on need piirid, millest peaks lähtuma ja kinni pidama. Ja liigselt kasutavad lapsed olid oluliselt väiksema uneajaga ning samas ka kehalise aktiivsus. No selge see, et arvutiga ringi ei jookse, jalgpalli ei mängi, eks ole, et selleks peabki olema asendis, istuvas asendis tavaliselt ja selles suhtes on selge, et keha ei kuluta kõiki seda energiat ära, vaid see salvestub siis selles liigses kehakaalus ja seda liigset kehakaalu me ju näeme Ameerika Ühendriikides kõigis nendes filmides on hästi välja tulev nähtus
ja tõepoolest seal on toit on odav ja seda pakutakse igal pool staadionitel, spordivõistlustel, autosse käigu pealt ja nii edasi, nii et ühesõnaga see on omaette probleem. Kui on selline oht, siis on kõige lihtsam viis, kuidas teha kindlaks, kas on mingit märki, et laps on natukene ülekaaluline. Mis see võiks olla? Ei pea panema kaalu peale, ei tea, et iga paari nädala takka, ühesõnaga ülekaaluline, ei tea. Kõige lihtsam viis on see, et lasete ülakeha lapsel paljaks võtta ja lasete sellel lapsel enda poole pöörata külje ja tõsta käsi üles. Kui roided paistavad, on kõik korras. Kui on roided ei paista, siis on asi juba vajab suuremat tähelepanu. See on kõige niisugune lihtsam viis aru saada, kas on tegemist sellise toitumise käitumisega. Nii. Selle sõltuvuse küsimuse juures on oluline, et on olemas teatud kindlad tunnused, mis sellele viitavad. Selleks on vajadus olla järjest rohkem võrgus, järjest rohkem olla virtuaalses maailmas. Sellele mõeldakse pidevalt ja kui seda võimalust ei avane või võimalust ei teki, siis see vallandab ärritus. Laps kergelt ärritub selle peale ühesõnaga tutsakas, ühesõnaga hakkab midagi vastu ütlema, ühesõnaga käitub kuidagi välja kutsuvalt ja nii edasi. Ja kui tekivad need probleemid, kui siis piiratakse seda mingisuguste keeldude käskudega või mingisuguse prääniku-piitsa meetodil, siis hakatakse seda varjama ja ka valetama. Ja selle tõttu hakkavad tekkima siis vaikselt probleemid nii koolis kui suhetes ja selle kõige tulemusena kannatab lapse tervis. On olemas ka definitsioon, mida siis loetakse arvutisõltuvuseks või ka siis nende nutiseadmetega tegelemise sõltuvuseks. See on siis kontrolli alt väljunud arvuti kasutust, nutiseadmete kasutust, mis mõjutab negatiivselt sõltlase suhteid. Kontrolli alt väljunud arvuti kasutust, mis mõjutab negatiivselt sõltlase suhteid ja elu väljaspool virtuaalreaalsust. Lihtne, loogiline ja selge definitsioon. Lähme kiirguse probleemi juurde. Kõik nutiseadmed, ka erinevad kodumasinad, sealhulgas mikrolaineahjud, kellraadiod, adapterid, triikrauad, televiisorid, printerid, mikserid ja muud sellised masinad tekitavad elektromagnetvälja ja selle toime ei ole inimese tervisele ohutu. Millisel määral, kuidas pikemas perspektiivis ei ole sellel ühest vastus. Aga ühel nõul on kõik uurijad selles suhtes, et ei ole ohutu. Millisel määral ja kuidas, see on veel selgusetu. On tekkinud selline termin nagu elektrostress. Nende tundemärkideks võivad siis olla selline üsna pidev väsimustunne, unehäired, keskendumisvõime langus ja mälu, just eeskätt operatiivse mälu halvenemine. Ja oluline on ka teada, et kui inimene viibib elektromagnetilise kiirguse väljas, siis toimib inimkeha antennina. Selle elektromagnetvälja mõju inimkehale sõltub kolmest väljast. Esiteks, kui suur on see elektromagnetvälja tugevus. Teiseks, kui kaugel inimene on sellest seadmest. Ja kolmandaks, kui kaua viibib inimene selle seadme juures. Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Tarmo Koppel pakub 3 universaalsoovitust ohutumaks käitumiseks. Igaks juhuks ennetavalt teadlikult. Paigutada seadmed ja nendeni viiv juhtmestik endast nii kaugele kui võimalik. Just neis kohtades, kus inimene pikemalt viibib. Soovitab valida sellist mudelit, mis toodab vähem elektromagnetvoogusid ja mida lühem on kasutusaeg, seda väiksem on ka ekspositsioon elektromagnetväljade voogudele ehk seda turvalisem on seadme kasutamine. Natukene sügavamalt. Need kehtivad ohutusnormid põhinevad soojuslikul mõjul, kuna elektromagnetkiirguse
energia neeldumisel eluskoes tekib soojus. Oleme kõik seda tähele pannud, kui me pidevalt hoiame oma nutisaadet siin peos või sülearvutit põlvede peal, siis see läheb soojus. Meie keha tunnetab soojust ja see on siis see elektromagnetvoog, mis tekitab soojusefekti eluskoes. On olemas kiirguse erineeldumise määr ehk SAR-i tähtedega tähistatud, see on see specific absorption rate ja see ei tohi Euroopa Liidus ületada 2 vatti kilogrammi kohta, see ei tõsta peatemperatuuri. Kõik mobiilid ja nutiseadmed või nende kasutusjuhendid peavad olema selle kohaselt ka testitud ja tähistatud. Kui te ei leia oma nutiseadme juures seda märget, siis te leiate selle kaasa antud juhisest. See on kohustuslik Euroopa Liidu piirides. Kuid, ja nüüd on see huvitav kuid. Viimase aastakümne erinevad uuringud on tõestanud elektromagnetvoolude mittesoojuslikku mõju olemasolu elusorganismidele sellise kiirguse taseme juures, mis on mitu korda väiksemad kehtivast soojusliku mõju piirnormidest. Ja seda ütleb tehnikadoktori ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Hiie Hindrikus, kes on hästi väga põhjalikult uurinud. See on üks korüfee, kes on tõepoolest selle teemaga väga tõsiselt ka tegelenud. Mis on veelgi huvitavam? Kui Euroopa Liidus ei tohi ületada see sarv 2 vatti kilogrammi kohta, siis Ameerika Ühendriikides ei ole see mitte 2, vaid 1,6. Miks see nii on? Mina ei oska teile öelda. Sülearvutid. Elektromagnetväline ekspositsioon sülearvutitest on faktorkordselt suurem kui lauaarvutitest. Põhjus on selles, et keha kokkupuude, nii käed, põlved, suguelundite lähedus on sülearvutiga vahetuv ja seega ka ekspositsioon suurem. Populaarsust kogunud tahvelarvutid suurendavad keha kokkupuudet veelgi. Ja siia juurde kuulub ka soovitus. Topeltmaandusega adapteriga sülearvutid annavad välja vähem elektromagnetvoogusid, sest osa sellest kiirgusest juhitakse maasse. Wi-Fi ehk traadita internet. See on arvutustehnika suurim elektromagnetvoogude allikas. Need on Wi-Fi adapterid ja Wi-Fi antennid. Nad töötavad mikrolainetel 2,4 GHz, mis muide on sama sagedus, millel töötab meie mikrolaineahi. Teisisõnu, see sama sagedus, mida Wi-Fi tehnika kasutab, meeldub väga efektiivselt juba inimkehas. Probleem seisneb veel selles, et isegi kui üks leibkond otsustab loobuda Wi-Fi seadmetest, vähendades oma ekspositsiooni nendele kiirgustele, siis ikkagi on nad nende Wi-Fi seadmete mõju all, mida ülal või allkorrusel või teisel pool seina kiirgab naabri Wi-Fi seadme. Jälle antud soovitus kasutada juhtmega internetti, see on siis local area network ehk kohtvõrk, mis annab kiirema siseühenduse ning on tulemüüriga kaitstud Wi-Fi eest ja võiks siis teha ka teavitustööd naabrite seas. On veel üks võimalus ennast selle eest kaitsta, kui te ööseks oma nutiseadme lülitate lennurežiimile, sellega te tekitate siis selle tulemüüri ja elektromagnetvoolude suhtes, mis levivad meie ümber. Mobiiltelefon. Suurima doosi elektromagnetvoogusid laiatarbe elektroonikas annavad mobiiltelefonid. Ja nendel saadud ekspositsioon on kõrgem ka seetõttu, et neid hoitakse tavaliselt keha vastu. Ja kõige tundlikuma organi, aju, kõrval, kui mida paneme siia. Ja lapse aju neelab 2 korda rohkem kiirgust kui täiskasvanu oma. Ka see on mõtlemise koht. Ja mobiiltelefonid kiirgavad elektromagnetvoogusid ka siis, kui nendega ei räägita. Standby asendis. Suuremat terviseriski kujutavad mobiiltelefonid siis, kui neid kasutada tihti ja teha pikki kõnesid. See on kuidagi niisugune huvitav nähtus, eriti Tallinnas ühistranspordis liikudes, siis sa oled seal nagu mingis telefoni keskjaamas, telefonid helisevad, inimesed räägivad ja paratamatult sa pead kuulama ka. Sa seisad seal, sul ei ole alati võimalik eemale minna, sa seisad ja kuuled, mida räägitakse. 99% on see niisugune tühine jutt, mida ei peaks üldse räägima.
Ja tõesti, minu teekond punktist A punkti B on 20 minutit ja on inimesi, kes kogu see aeg 20 minutit pidevalt ühesõnaga räägivad see mobiil on siin kõrva ääres ja jutt jookseb nii sorinal ja tegelikult ilma igasuguse sisuta. Ja need populaarseks muutunud nutitelefonidega netis surfamine, see tähendab seda, et internetiühendus nõuab samuti sidet mobiiltelefoni ja tugijaama vahel, see tähendab suuremat koormust kiirgusvoogude näol. Ja need soovitused, kui on võimalik kasutada tavatelefoni. Ma ei saanud paar aastat tagasi aru, kui üks minu elektroonikast spetsialist helistas mulle mobiili peal ja küsis, et kus sa oled? Kas ma kodus olen? Kas sul lauatelefon on? Jah on. Kuule, ma helistan sulle lauatelefoni peal. Ja side katkes ja helistaski siis lauatelefoni, rääkisime oma jutud kõik maha ja ma ei saanud tükk aega aru, mis tema kogu aeg ühesõnaga niimoodi käitud. Nüüd ma tean küll, millest see tekitud on ühesõnaga. Kui on võimalust ohutamalt rääkida, miks neid? Aga paljudes kodudes enam ei eksisteeri üldse seda lauatelefoni. See on täiesti kadunud. On võimalik kasutada sisse ehitatud käed vaba režiimi ja hoida seda seadet kehast võimalikult eemal. Ja kõned võiksid olla võimalikult lühikesed, mitte jääda lobisema. Paljalt ei maksab mobiiltelefoni taskus hoida. Nüüd on isegi juba paljudele telefonidel ma näenud sellised ümbrised, eks ole, klapiga käivad ühesõnaga, mis kõik on teatud määral ju selleks, et seda keerukust vähendada. Ja paljast mobiiltelefoni nii-öelda kas siis õuetaskus või püksitaskus ühesõnaga on mõttetu hoida. Soovitus on ka mobiiltelefoni eemal hoida oma voodist vähemalt 2 meetrit ja hoiduda mobiiltelefoni kasutamist muusika kuulamisel läbi kõrvaklappide. Sellised on siis sellised mõistlikud ettepanekud, kuidas me võiksime oma organismi säästa. Ameerika Pediaatrite Akadeemia 2009. aasta andmed näitavad erinevate uuringute põhjal, et laste liigne meediatarbimine võib kaasa tuua ülekaalulisuse, une- ja käitumisprobleemid, halvenenud õpitulemused ja ka vägivaldsuse. Ega esmased ju mobiiltelefonid ju on laiemalt kasutusel olnud ju Kanadas, Jaapanis, Ameerika Ühendriikides ja Eestisse on nad tulnud tunduvalt hiljem. See ekspositsioon siin nende näol, mis on tormiliselt ja plahvatuslikult kõik kasvanud, on suhteliselt aga mitte nii pikal ajateljel. Ootamatu lööbe põhjuseid otsides, kui lapsel tekib mingisugune arusaamatu nahasügelus või mingisugune lööve, kehal on tark tegu kontrollida, kas põhjusega ei olla iPadis, sest populaarne tahvelarvuti võib sisaldada niklit, see on üks kõige sagedamini allergiat tekitav nettallin. Kas kõik iPadi modelid ja teised Apple'i tooted niklit sisaldavad, ei ole kindel, sest Apple'i esindaja Chris Cahill juhtunut ei kommenteerinud. See on siis teade aastast 2014. Mismoodi siis nende nutiseadmed, ükskõik millised nad siis on, mõjutavad meie keha struktuure, meie liikumisaparaati ja organeid. Väga tüüpiline asend on siis peasiim. Kui palju kaalub meie pea? Või see, kui suur on see kilogrammides see rõhk, mida peakaal avaldab meie kaelale, õlaveetme lihastele või lisandale allpool kaela. Te kujutate, 5-7 kilo. See on 5-7 kilo, aga see on selles asendis, kus teie pea praegu. Kui see pea siia läheb, siis see tõuseb 27 kilo. See surve. Ja see on tugev suur ülekoormus, sundase, mis pikema aja vältel ühesõnaga hakkab mõju avaldama sellele, et isandaks. Midagi siin on aina midagi kinni, ei lase pöörata, see on hirmus jama ühesõnaga, siis tuleb määrida, tuleb valud, tablette võtta, mis iganes. Aga põhjus võib olla väga lihtne ühesõnaga. Väga sagedale sülearvuti kasutamine, arvutimängud ühesõnaga. Kõige mõttetum on nende arvutimängudega muidugi seda mängivad, lapsed mängivad ühistransport. See on silmadele ülisuur koormus, sest et see kõik väriseb, see kõik liigub.
tihikene kraanikene, see nõuab väga suurt tähelepanu sinna. Igasugune lohakas istumine mõjutab lülisammast, alaselga ja mina tean seda lihtsalt oma 20-aastasest praktikast, kui ma vastan olid abivajajad, kes põhiliselt enamuses on raamatupidajad, kabinetitöötajad, kes istuvad 8 tundi päevas arvuti ees, eks ole, ja kui seda ei ole ka kontrollitud selles mõttes, ühesõnaga, kas see kõrgus on, mis on see toon, eks ole, mis on ekraani heledus ja kõik need asjad, niisugused kaitsemehhanismid ei ole nagu rakendatud, siis ei ole imestada, et need inimesed vajavad ühesõnaga arstiabi. Ka randeliigeste ja sõrmede probleemid seadmete hoidmisel kasutamist. Kui me näiteks ei kasuta arvuti kasutamisel seda käetuge või randepatte, siis varsti hakkab see ranne meile märku andma, et tema tahab abi saada. Ja sellest me juba rääkisime nende sülearvutite ja tahvelarvutite kiirgustoimist, kui süles, suvearvutite läheduses ja sellel on kindlasti oma toime ka. Ühesõnaga, põhiline on see, et see seadme kaugus keha pinnast oleks võimalikult kaugel. Eriti, et ta ei oleks siin ja et ta ei oleks meie suuelundite läheduses. Meie nägemisorganid hiljuti avaldatud andmed ütlevad, et meie laste silmahaigused, see on just silmaarstide poolt välja toodud fakt, on kasvanud hüppeliselt. Ja seda näitab fakt, et pea pooled õpilased peavad kandma prille. Vanasti see prillide kandmine tekkis sellest, et klassid olid halvasti valgustatud ja tahvlid olid viletsa kvaliteediga ja see kriit oli ka selline, et see lohises mööda seda tahvlit, aga suurt jälgi jättud ja kes seal tagapinkides pidid istuma, nendel oli ikka väga tõsine probleem, et üldse tahvliga näha, mis seal tahvlida tegelikult toimub. Ja see, et on nii-öelda lapsed prille palju kannavad, see tuleb hästi välja, kui me võrdleme neid riike, kus veel ei ole sellist murrangulist nutiseadmete levikut, on need siis ühesõnaga Kagu-Aasias, Filipiinidel või kus nendes riikides, Tais või Malaisias või sealt ei näe ühtegi last, kellel oleks prill, mitte ühtegi. Aga meil on juba teevad pooled. Ja see on kindlasti olnud otseses seoses nutiseadmete liigse kasutamisega ja on siis ka silmaarstide soovitus laste silmanägemise halvenemise ennetamiseks, kui ta juba on prillikandja, siis ta võib veelgi kehvemaks minna ja varsti ei aita prillid ka. Tuleks siis lõpetada nutiseadmete kasutamine, sealhulgas arvutimängude mängimine liikuvas sõidukis, sest ütleva väikese ekraani jälgimisel väsivad silmad kahekordselt. Nii ütlevad spetsialistid. Ja soovitavad nad samuti, et lapsevanemad peavad omama ikkagi teatud kontrolli laste nutiseadmete kasutamise aja suhtes ja reguleerima selle pikkust, mis ei ületaks 2 tundi päevas. Siin on nüüd toodud üks konkreetne piirang, selle juurde me tuleme tehtava tagasi. Ja veel silmaarstid ütlevad, et silmade koormuse vähendamiseks peaksid lapsed viibima iga päev värskes õhus vähemalt 2,5 tundi. See tähendab seda, et kui me oleme ruumis, siis meie oma silma nägemise teravust reguleerivad lihased, mis on ümber silmamuna, on pidevas kenkes. Ja väljas olles nad lõpuvad sellepärast, et väljas vaadatakse kaugele. Ja selles mõttes on ka selline arvuti kasutamise hügieenne ette, et üle tunni aja ei maksa ka arvuti ekraanidega olla, kui tuleks sellest eemale minna, tuleb ühesõnaga akna juurde minna, vaadata kaugele, teha silmadega teatud harjutusi, ühesõnaga puhata ja siis uuesti minna ekraaniga. Aga mitte nii, oleks see tundide viisi, ühesõnaga, kui silmakäsivad ära, hakkavad kipitama ja tekivad muudki sellised tervisehäired. Doktor Mihkel Leiner, minu hea kolleeg, hoiutab. Ta on Põhja-Eesti regionaalhaigla tippneurokirurg.
ütleb niimoodi, et kui rääkida 10 aastat järjest iga päev mitu tundi mobiiliga, ei ole prognoos hea. Palju on neid juhtumeid, kus suhteliselt noored inimesed on arenenud, noorel inimesel on arenenud niinimetatud kasvaja kõrva taga, kus tavaliselt hoitakse mobiiltelefoni. Kahjuks on paljud sellised mobiili liigkasutamisest soodustatud kasvajad pahaloomulised. Veel ütleb ta, et need uurimused, mis käsitlevad mobiiltelefonide negatiivset mõju ajule, vastavad tõele. Tema aastane operatsioonide maht on keskeltläbi 300–400, millest suurema osa moodustab peaajukirurgia ja viimastel aastatel on tõusnud just mobiiltelefonide nii-öelda liigkasutamisest tingitud peaaju kasvajate sagedus. Ja seda on ta juba kirjutanud Saaremaa, ta on ise Saaremaa poiss, ajalehes Saarte Hääl 2008. aastal. Aga sellest praegu on palju arengut edasi läinud ja see tema nii-öelda hoiatus on ilmselt selline, mida tasuks tõsiselt võtta. Kui veel lapsevanematele. Tuleks ikkagi jälgida, kui palju veedab laps aega netis ja arvutimänge mängides. Ja tuleb viia ennast kurssi sellega, mida laps arvutis olles teeb. Ja soovitus, selleks tasub arvuti paigutada lapse toast, kui tal on eraldi tuba, sellisesse ruumi, kus on viibinud ka teised pereliikmed, kes saavad siis aeg-ajalt kiigata, millega laps arvutis tegeleda. Ja kui tekivad sellised arvutisõltuvuse nähud, siis tuleb lapsega rääkida interneti ja arvutimängude sõltuvuse teemadel ja selgitada tuleb nendega kaasnevaid ohte. Sellest ma juba teile siin eelnevalt ka rõhutasin, et mitte karistada, mitte anda keeluga, mis annab vastupidise tulemuse, aga tuleb temaga rääkida nii, et ta aru saab, seda kontrollida, kas ta on aru saanud, ja paluda tal siis ka nendest reeglitest nii-öelda juhinduda, kinni pidada juba täis teadlikkust. Et interneti või arvutisõltuvuse märkamine ja selle tunnistamine võtab aega, siis tasub kahtluse korral küsida tasuta nõu Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusest või laste ja noorte vaimse tervise keskusest, siin on antud ka aadress. Miks tuleks lapsi eemal hoida kaasaegsetest nutiseadmetest? On üks mainekas Kanada lastearst Chris Rowan, kes oma selliste kolleegidega on siis toonud välja järgmised põhjused, miks tuleks piirata lastele nutiseadmete kasutamist. Ta ütleb, et see takistab lapse arengut. Sest lapse aju arengu oluliseks stiimuliks on keskkond. Ja aju kujundavad rikkalikud ja mitmekesised kogemused ja suhtlus vanematega. Aga see, mis toimub nutiseadmetega, on väga kitsas. Esimeste eluaastate jooksul omandab aju ju suurema osa oma potentsiaalist ja tehnika kasutamine pärsib lapse aju arengut ja see võib kaasa tuua sellise hüperaktiivsuse, ärevuse, kontrollimata käitumise, kindlasti raskusi keskendumisega, tähelepanu ja enesevalitsemisega. Ja seda on tõdenud ka see meie Eesti uuring, mida tehti siin eelnevatel aastatel. Ka hilisem areng on seotud kaasaegsete nutiseadmetega. Et sellise tehnoloogia ületarbimine võib kaasa tuua selle, et laps jääb arengus maha. Pea iga 3. laps seisab kooli minnes sellise probleemi ees. See on Kanada, Ameerika Ühendriik. See võib hakata meil ka toimima, kui me midagi ise ette ei võta. Alla 12-aastaste laste õppimise arenemisvõimele mõjutab tehnoloogia rohke kasutamine pärssivalt. Unetus. On selgunud nende uuringutest, et 60% lapsevanematest ei jälgi, kui palju laps tehnoloogiat kasutab ja enamikul lastest on tehnoloogilised seadmed magamistubades käe-jala juures. See on tüüpiline. Ema-isa paneb lapse magama, kustutab tule, läheb oma asjadega tegelema, on südamerahu, laps magab. Tegelikult hakkab seal üks suur möll. Teki alla tuuakse taskulamp, sinna võetakse oma arvutivärk ja oma nutiseadmed, siis hakkab suhtlemine ja see kestab võib-olla mitu tundi.
ja see tähendab seda, et aju saab piisavalt aega oma tegevuseks. Sest tegelikult ajuuurijad ütlevad seda, et aju on ärkvel siis, kui meie magame. Siis, kui keha magab, aju töötab. Sest tema hakkab registreerima, salvestama, liigitama, grupeerima kõike seda informatsiooni, mis on päeva jooksul temasse ladestama. Ta paigutab selle teatud aju osadesse, korraldab ringi, süstematiseerib, ühesõnaga toimetab väga aktiivselt. Ja päevasem ajal võtab vastu informatsiooni, ta otseselt ei tegele sellega, millega töösel teha. Ja kui see uneaeg alla 8 tundi lastel ei ole piisav selleks, et aju tuleks oma tegevusega toime. Ja selle tulemus ongi see, et laps ei ole võimeline keskenduma, ei ole võimeline informatsiooni täpselt vastuvõtmist. Aju on häiritud. Aju on tõsiselt häiritud sellest, et temale ei ole antud võimalust toimetada. Ja see selline unetus, krooniline unetus ju avaldub sellises väsimuses, et koolis tunnis lapsed tukkuvad. Ja see takistab ju õpinguid ja takistab lapse arengut. Nii et unetuse küsimus on väga tõsine asi, mida lapsevanemad peaksid siis ka arvestama. Et kas see ikka on nii, et laps magab? Ei pruugi alati olla. Ülekaalulisus. See on väga sageli seotud just ühesõnaga kasutamiseks. Inimene staatiliselt ühes kohas istub, paiganes, toimetab, ta ei liigu. Ja ei kuluta ära seda energiat, mida ühesõnaga ta toidu ja joogiga endale saab. Kõikide nende niisuguste video- ja arvutimängude sage mängimine on laste puhul väga tugevalt seotud ülekaalulisusega. Lapsed, kellel on pidevalt käepärast mingisugune elektrooniline mäng, on suurema tõenäosusega ülekaalulised ja on siis selgunud, et iga 4. Kanadas ja iga 3. Ameerika Ühendriikides elav laps on juba ülekaaluline. Aga ülekaalulisega kaasneb ka suhkurhaigus ehk diabeet. Psüühikahäired. Tehnoloogia liigtarbimise tagajärgedeks on depressioon, ärevus, tähelepanu puudus, siis on juba siin psühhiaatrilised sellised diagnoosid, psühhoosid. Igal 6. Kanada lapsel on diagnoositud mõni psüühikahäire. Mõtlemise kohal. Ka vägivald on seotud meie tänapäevase meediaga ja on teatud mõnetes riikides on ühesõnaga teatud piirangud on nädalastes teleprogrammides, et seal ei oleks ühesõnaga kõik neid märulifilme ja ühesõnaga sellist vägivalda ja agressiivset tegevustega seotud filme. Ja laps on ju see, kes eelendab täiskasvanud. Ja kõik need koolitulistamise ja kõik need vägivalla nähud on väga oluliselt seotud meie meediaga, kus laps õpib seda kõik. Aga ta ei saa aru, ta ei ole täiskasvanud inimene, ta saab aru, et see on kõik mäng, et kui inimest pekstakse, eks ole, siis ta seal samas tõuseb kohe püsti ja peksab vastu ja liigutab ennast nagu. Ja temal tekib samuti, et ta võib seda teha, sest midagi ju ei juhtu. On olemas isegi selline diagnoos nagu digitaalne dementsus. Sest kiiresti vahetu meedia uudisvoog toob kaasa keskendumisraskused. Lugemine ning meeldejätmine muutub keeruliseks, sest laps ei suuda süveneda. See Kanada lastearst, kes on väga mainikas, tuntud ka Euroopas ja räägib siis sellest sõltuvusest, millest me just täna siin pidevalt juba oleme käsitlenud. Sest ka lapsevanemad ise on ikkagi üha rohkem tehnoloogia külge ahendatud ja sellega nad kaugenevad oma lastest, sest see aeg, mis neil kulub nii-öelda suhtlemisele nutiseadmetega, arvutiga, on ju kaotatud aeg, mis võiks kuuluda lastele. Ja kui laps tunneb ennast üksikuna, siis on lihtne võimalus minna virtuaalsesse maailma, põgeneda reaalsusest, ühesõnaga suhelda sellistes jututubades ja otsivad nad siis tuge siis oma kas eakaaslastelt või tehnikaseadmetest ja tehnikaseadmetest nii-öelda
kinni klammerdumine tähendabki sõltuvust, et ilma selleta ei ole enam tema jaoks normaalset elu. Mobiiltelefonid ei pruugi olla oma kiirguse toime tõttu tervisele ohutud. Ja tuleb arvestada, et kõige tundlikumad ja kaitsetumad on tehiskeskkonna suhtes just arenguperioodis lapsed. Ja see on siis põhjus, miks see Kanada lasteaias ütleb, et tuleks eemal hoida kaasaegsetest nutiseadmetest. Mõned asjalikud soovitused. Selleks, et vaadata mobiili ja teisi nutiseadmeid teise pilguga, soovitud lugeda Terla Davise 2011. aastal ilmunud raamatut pealkirjaga Valeühendus, tõde mobiiltelefonide kiirgusest, telefonitööstuse püüetes seda varjata ja võimalustest oma peret kaitsta. See raamat on tõlgitud eesti keelde, see on müügil, ma ei tea, kas Rahvaraamatus või Apollos, aga ta on olemas, võite sellesse raamatusse süveneda, leida seal. Sellest tuuakse ilusti välja, et kui uuringuid korraldavad nende nutiseadmete tootjafirmad, siis need kõrvaltoimed ja efektid, need praktiliselt on kas minimiseeritud või neid üldse ei ole. Kui neid uuringuid teevad sõltumatud uurijad, siis on palju rohkem selliseid kirjeldusi, mis viitavad teatud terviseohtudele. See autor on USA Riikliku Teaduste Akadeemia toksikoloogia ja keskkonnauuringute keskuse direktor ja on kõnelenud mobiiltelefoniga seotud ohtudest USA senati komisjoni ees. Teile soovitus on olemas Kevin Kuntze film Mobiilize. See tuli välja 2014, see on uuriv dokumentaal, mis käsitleb mobiiltelefoni kiirguse võimalikke pikaajalisi tervisemõjusid nagu vähk ja viljatus. Filmi loomise käigus intervjueeriti arvamuste saamiseks 10 eriteadlasi, poliitikuid, advokaate, vähihaigjaid, telekommunikatsiooni eksperte ja antakse asjalikke soovitusi võimalike terviseohtude ennetamiseks. Seda eesti keeles ei ole, nii et see on vajalik aru saada inglise keelest. Mõned soovitused lapse esimese mobiiltelefoni ostmiseks. Soovitatakse jälgida reklaami enne kooliaja algust, et siis võid saada nuti või tavatelefoni kampaania ilmaga. Esimest telefoni lapsele pole mõtet osta üle 200 € maksvat mudelit, sest lapsed kaotavad oma telefoni sagedamini, kui seda teevad täiskasvanud. Ja ei ole ka oluline, et kõik need funktsioonid, mida tänapäeva telefonid võimaldavad, peaksid olema kohe kättesaadavad lapsele. Tekib alati küsimus, kas siis nupu või nutitelefon või hoopis tahvelarvuti. Siin on jälle palju valikuvõimalusi ja tuleks siis ka nõu küsida siis nendelt konsultantidelt ja oluline kindlasti on telefonis, et seal oleks positsioneerimisseade, mis võimaldaks alati lapsevanemal teada, kus see laps on, temaga ühendust võtta ja lapsel vastupidi ühesõnaga, kui tal on mingi probleem, mingi mure, mingi küsimus, et ta saab siis ühesõnaga teada, kus tema vanemad on või need, kellega ta tahab rääkida. Soovitus on ka, et internet võiks olla nutitelefonides olemas siis juba ja oluline on, et on lastel ka erinevad hobid, harrastused ja neile võivad vastata väga erinevad seadmed, tehnilised parameetrid on erinevad ja on võimalik siis ka selliselt osta sellist telefoni, mis vastaks lapse hobidele ja harrastustele. Meeles peal on 7 reeglit. Ära räägi mobiiltelefoniga üle 15 minuti päevas. Usun, et mitte keegi ei allu sellele nõudele. Asenda mobiilkõnet sõnumitega, puhtu, lihtsam. Väldi sisse lülitatud mobiili hoidmist keha vahetus läheduses. Ära kasuta mobiili aladel, kus signaal on nõrk, kuna see sunnib telefoni lisama ülekande võimsust. Väldi helistamist liikuvas sõidukis, kui lisalite roolis. On väga ohtlik. Mobiiliühendust, kui te ootate, kutsung toimib siis ära, suru seda siia kõrva vastu, vajule lähedale, sest sel hetkel on kiirgus kõige tugevam.
just kutsungi ajal. Kui juba kontakt on loodud, siis see magnetvoogade nivoo tase langeb. Ja kui on olemas veel alles lauatelefon, siis on alati võimalik haarata see ja rääkida oma asju selle telefoniga, mitte nutiseadmetega. Mõtlemise kohta. On selge, et nutiseadmete kasutamine vaja reguleerimist nii kodus, koolis kui meie ühiskonnas tervikuna selleks, et mitte langeda nendesse ohtudesse, riskidesse, mis võivad saada meile saatuslikuks. Varsti jõuame ka selleni, kus ühesõnaga hakatakse meil tootma nii, nagu praegu juba Ameerikas toodetakse videoklippe ja värke 2-kuuste liimikutele, kuhu me siis lõpuks välja toome. Tekib küsimus. Aga mina tänan. Kui on küsimusi, probleeme, mõtteid, siis ma võin teie vaadata täpselt ka enam vähem. Sinna vähemgi. Ma kommenteerin ise kõigepealt seda. See ei ole teie hirmutamine. See ei ole ühesõnaga nõudmine. See on arusaamise tekitamine, et need asjad ei ole päris selge. See, mis võib ühesõnaga meile tekkida nende seadmete kasutamisest 10-15 aasta pärast, ei tea seda. Selleks on see kasutusaeg polnud maailmas liiga lühike. See nõuab ühte inimpõlve, et selgeks saada, kas see on meie tervisele hea või halb. Niisamuti mõtleme tagasi oma minevikku, kui tubakas toodi Euroopas. See oli ju ravi, seda müüdi ainult apteegis. Seda kasutati igasuguste haiguste vastu, küll palaliku alandajana, küll kõhuvilisuse pool tehti klisteeri tubakaga ja nii edasi. Tubakasuitsu koguti inimestesse anunatesse, puhuti inimeste keha õntesse igale poole, kus vähegi saab, eks ole, ligi migreeniraviks ja mis iganes. Ja see võttis väga kaua aega, enne kui me jõudsime teadmiseni, et tubakas tapab. Inimkatsed on seal ühesõnaga bioeetika küsimus ühesõnaga, et inimkatsed nendes asjades, mis ei ole üldse selged, ei ole lubatud. Ei ole lubatud. Katseid ei lubatud teha, aga praktikas ei lubatakse. No praktikas arvatakse seda, et see on ülemaailmne eksperiment, mis inimkonnaga tehakse. Täna oleme ju koolis, kus siis on see suhe, et kui seal oli mingisugused arvud, et umbes kui palju kokku laps võiks olla, siis nüüd on küsimus on see, et kui ta kodus on tund aega ja koolis tund aega, siis me saame kokku 2 tundi, enam-vähem, eks ole. Aga nüüd ega seda regulatsiooni ja koostööd kooli ja kodu vahel ei ole olemas. Me ei tea, kui pikalt ta koolis on ja me ei tea, kui palju siis arvestada, et ta võiks kodus olla. Et kuidas nagu omavahel leida nüüd see oskus lahendada seda küsimus just nimelt lapse seisukoha pealt, et me oleme mõlemalt poolt teadlikud. No ma ei tea, siin on Eestis, ma olen kuulnud, on ka selliseid koole, kus seda wifi seadet koolitundide ajal lülitatakse välja. Või on sellised koolid, kus lapsed tulevad kooli ja korjatakse kõik nende telefonid kokku, eks ole, pannakse kasti ja pärast antakse neid tagasi, teda kooli koju läheb. Et ta ei tegele sellega siis oma sel kallil vaheajal, kus ta peaks ühesõnaga rohkem liikuma ja mitte koha peal istuma ja nende seadmetega toimetama. See tundub neile jälle see karistamine olemat, et neid võetakse telefonid ära, et siis nad on tehtud koolides neid eksperimente, et võtame nüüd kuu aega, paneme kõik telefonid ja siis nad on väga vihased, et see tekitabki seda. Selle peab olema siis telline seletus lastele. No nii ongi, et sa saab pärast prääniku, eks ole, aga see ei kuidas? See on valdav koolis nüüd, kus võetakse ära. Ei, nad teevad Kuusalu koolis tehti ka eksperimenti ja võetakse ära. Aga Lõuna-Eestis ka ma olen kuulnud, et tehakse üks asja, aga mina ei ole siin ekspert, eks ole, mina olen vahendaja selles mõttes.
mis on meile teada olev ja millest me võiksime teha endale mingisugused järeldused, eks ole, kas me nüüd tõesti, iga hea asi on ju, kui me teda liiasti kasutame, mõjub halvasti. Meil on nüüd siga palju joome kohviloome, eks ole, või sööme šokolaadi ainult terve päeva läbi ja midagi muud ei söö, eks ole, siis ega kahjustab samuti. Et väga palju räägitakse, aga kust ma tean, et see just mõjub talle? Et neid mõjutegureid on hästi palju. Selles asi ongi, et keskkond on see, mis ühesõnaga viib neid asju kokku. Just. Ja kui neid asju, halbu asju korraga on koos palju, siis juhtub paha. Me võime tuua sellise ilusa näiteks. Jaapanlased suitsetavad meist ühesõnaga tunduvalt rohkem. Nende tubaka tarbimine on palju suurem, kui see on Eestis, eks ole. Aga need elavad 10 aastat meist kauem. Probleem on jah, aga probleem ongi selles, et ühesõnaga neil on neid riskitegurid on nii mitu korraga ja kui nad koos toimivad, siis see paha juhtub. Igal juhul. Siis nüüd järgmine asi, et kui paljud tegelikkuses tänapäeval enamus mobiilitootjad ja tahvelarvutitootjad on kohustatud kirjutama ka oma sellesse ettevaatusabinõudesse ka need punktid, et hoia peast eemal, ära hoia süles, keha lähedal, kes see loeb neid? Tore on vaadata neid seda nutiseadmete ja siin konverents oli ju Tallinnas siin eelmine aasta oli suur konverents ja seal räägitud mitte sõnagi sellest. Räägite ainult, kuidas ühesõnaga oma paroole kaitsta ja kuidas seda ühesõnaga kolmandat asja teha. Aga mitte sellest ühesõnaga, mismoodi mõistlikult ümber käia nende seadustega. Sest see on hästi tähtis. See ei ole nende huvides. Just. Ja sellepärast ma seda teile esimese pildi siit ka tõin teile ühesõnaga, et teie teadmatust kasutatakse teie vastu otseselt. See on minu isiklik arvamine. Mina ei ole seda meelt, et nüüd neid peab totaalselt tara vahele panema ja üldse mitte ligi laskma. Mitte selles oli küsimus. Küsimus on selles, et me suudaksime hoida nii-öelda kontrolli all seda, mida meie tarbime. See puudutab meie toitu, see puudutab meie jooki, see puudutab meie päevarežiimi. Kui lastele luuakse sellised tingimused, et tal on muusikatunnid, tal on sporditunnid, tal on ühesõnaga koolivälist tegevust nii palju, et tal pole lihtsalt aega istuda arvuti taga. See on üks asi. Teine asi, mis oleks mõistlik kõigile nendele mobiilimüüjatele, kõikidele nendele kaupluste müüjad peaksid olema vastavalt instrueeritud ja mobiili ostmise puhul andma kaasa siis ka sellised võimalikud käitumisreeglid, mida tuleks silmas pidada. Teavitada inimest nendest selle medali teisest küljest, mis võib mõjuda meile pahasti. Inimene peab olema teadlik. Kui ta on teadlik, siis ta valib ise tee, kas ta käitub. Kõik me teame, et suitsetame kahjulik, aga ometigi iga 4. täiskasvanu suitsetab rahulikult edasi. Ühiskonnas oleks vaja seda regulatsiooni, ühesõnaga kogu sellest toodangu müügist ja toodangu kasutamiseni koolides, lapsevanematele, kõik. Aga see on ühiskonnas siiski on see probleem, sest miks muidu mind on kutsutud, mina kui mingisugune asjatlendi inimene. Mulle tundub, et siin selles mõttes eristama peaks, et me peaks ka aru saama, et mis need nagu eesmärgid on. Et üks pool on siis see nii-öelda terviserisk, mis tuleb siis sellest elektromagnetisest kiirgusest ja võib-olla siis kõigest sellest muust vähesest liikumisest. Ja teine pool on siis üleüldine, mida siis sisu pakub, et see sisu nagu mõnes mõttes ikkagi nagu muudabki lapsi dementsamaks või valveerib kogu seda pulli. Ja selle nagu põhiline põhjus on nagu see, et see esmane kokkupuude lapseks nutiseadmega on üsna labane. Ja üsna nagu nõmme, mida ta sealt näeb, ta näeb sealt mingisugust, nagu sa ütlesid, selles mõttes seal oli ka, et kõnest on 99% mõttetus ja ka sellest sisust, mis see mobiiltelefoniga tuleb. Et ega ei ole tingimata vaja süüdistada seadet, umbes nii nagu kirvest, eks ju, või näiteks pudelit, et pudel on väga ohtlik asi, kui puruks lüüa, siis saab selle palju haiget teha. Aga et see sisu on palju olulisem või palju ohtlikum. Et minust see raskuskese peaks olema suunatud selle nagu sisulise nagu tegevuse peale ja kui see esmane kokkupuude oleks midagi nagu toredat, samas mitte midagi nii-öelda labaselt või primitiivselt kaasa kiskuvat, siis olekski see üleminek. Tal ei olegi tahtmist seal nagu nii-öelda veeta 4 tundi. Kui internet ilma nutiseadmes ei oleks, siis ei ole mingit tahtmist kellelgi seda rolli sealt käes hoida. Et see on see probleem. Ja kui seal ei oleks nagu rumalaid vastaseid seal vastas, siis ei kaob probleem ära. Et kui hakkab keelama, siis pigem hakkaks mõtlema selle peale, et millist nagu sisu pakkuda või millist sisu sealt välja korjata.
midagi tuleb asemele pakkuda kindlasti ühesõnaga, sest see vaakum, noh, joodik hakkab samamoodi jälle uuesti jooma, kui tal ei ole seal mingit sporti või mingi aseainet, eks ju. No just. Et noh, sotsiaalne, aga see on, kui ütleme, laps kaotab selle sotsiaalse kontakti, noh, kui ta, minu jaoks on ta asotsiaalne, kui ta istub kodus, ta ei ole välja tulla ja surfab, eks ju, seal, noh, ainult läbi neti tüdrukutele öelda, eks ju, noh, kui seal teisel pool on ikka tüdrukutele. Et see on nagu, minust on nagu see, et on nägema ikkagi seda demograafilist tsunamit, mis nagu üle rullib meist, et ja siin, kus me alustame, eks ju, pedagoogika alusime eeskuju, et ütleme, kui laps vaatab vanemad, panevad seal niimoodi, eks ju, mõlemad, eks ju, ja noh, aga talle ei lubata, eks ju, noh, mis ta siis teeb, eks ju. No jah, eks selge on see, et ega me siin enne rääkisime paar sõna, et meie vaatasime telekat, on ju, isa ja ema lükkasid lihtsalt sinna poole, et kas meist nüüd said sõltlased või ei saanud, see on nagu osaliselt, eks ole, mõni jäigi sinna sellesse nii-öelda maailma, mõni oskas välja tulla. Ma rääkisin siin ühe koolidirektrissiga, ta ütles nii, et ega see ongi seotud sellega, et lapsed on hüljatud, kui tal ei ole reaalselt kedagi, kellega kodus rääkida, sest lapsed teevad järgi, nad küsivad küsimusi. Kui kodus ei saa nad vastuseid, nad otsivad neid mujalt. Ehk siis see on nagu mitu tasandit, aga ma veel kord nagu tuleks tagasi jälle selle nagu mõtte juurde, et hästi oluline on ikkagi selles olukorras just, et tekiks lapsevanema ja kooli vahel koostöö arusaamana, kui palju, mida, mis vormis, et kas ta koolis saab piisavalt palju juba oldud või õpitud, sest nagu vaatad, eesmärk on ikkagi, et läbi selle õppida ja mina olen ka selle poolt, et kui see võimaldab ja annab selle võimaluse, siis las ta õpib. Aga kui lapsel on vaja ikkagi puhkust, las ta siis kodus puhkab, las ta kodus magab, et ta saaks seda järgmist päeva jälle seda sisse võtta, et öösel nii-öelda aju saaks nii-öelda need asju paika panna. Et pigem siin on see koht, kus kohas see koostöö peaks olema väga konstruktiivne, mõistev ja just nimelt informeeritud, et mõlemad pooled on teadlikud. Teil on kodus niimoodi, et ta üldse ei ole, teil kodus on jälle, et see tasakaal peaks saabuma, sest laps on üks, eks ole, ja ta on selle kahe koha vahel, kool ja kodu, eks ole. Ja nüüd, kuidas see tasakaal seal saavutada? Just. Summeerub. Ja erinevad kiirgused summeerub veel omakorda. Aga sellest ka ei räägita eriti. Ma just enne rääksin, et see uuring on, ma ühe uuringu leidsin, aga see oli korraks, 2 kuud hiljem oli see uuring kadunud.